kuidas siis näeb välja üks korralik vegan puljong, mida see siis nagu ikkagi täiesti sisaldama peaks, et ta oleks puljongine. Ja meil tuli üks mõte. Ja mõte tuli siis selline kookosest. Kas te teate, mis kookosest teha saab? Ja, mina jõin tühjaks. Ja nüüd me teeme ta lahti ja ma näitan teile, kuidas ma kookost tahan. Väga ilus valge. Ja ma näitan ka teile, mis me sellest teha saame. Kui me traditsiooniliselt suppi keedame, siis me keedame supipuljongit kontidest. Aga kui me tahame teha sellist täiesti taimset supipuljongit, siis me kasutamegi selleks nüüd kookosviljaliha, mis on siis ära puhastatud ja kooritud. Ja me keedame neid tegelikult täpselt samamoodi nagu konte, aga meil on siis sellised kookose nii-öelda kondid, kui nii saab öelda. Ja keedamegi neid siis kuskil 2 tundi, 3 tundi, kuni see puljongi vesi läheb mõnusalt selliseks tummiseks ja rasvaseks ja siis me saame juba lisada siia igasuguseid erinevaid köögivilju ja mis iganes keegi soovib. Nagu selline nagu puljongine. See on nagu selline magus ka. On ju, nagu see magusus tuleb ka välja. Nii hea. Ma arvan, et see on supp, mis üllatab. Selle vegani, kes ei ole ammu head suppi saanud. Hea üllatus ja hea avastus.